Täna mina heidaks pilgu ühele mehele, kellelt on palju õppida ja ta on Vanas Testamendis, ta järgnes ühele suurele eeskujule, keda kõik teavad, kellest räägitakse lugusid, nimelt Moosesele. Ja mees, kellest mina lühidalt toon välja tema elus mõned õppetunnid, mis mind on kõnetanud, võib-olla ka sind. Selleks meheks on Joosua. No kes oli Joosua? Joosua oli nagu Moosese kõrval läbi Iisraeli rahva ühe sellise kõige kujundlikuma aja, kus nad tulid orjarahvast, muutusid Jumala rahvaks nii-öelda, oma maaga, oma looga. Ja Mooses juhtis läbi selle seikluse neid, mis seiklust oli terve põlvkonna pikkune kestev protsess. Ja Joosua oli tema abiline. Ta nägi kõrvalt seda asja, ta nägi Moosese raskuseid, võitluseid ja lõpuks Mooses sureb ja siis Mooses annab selle nagu pärandi talle edasi. Et sina nüüd lähed ja viid selle loo lõpule, mida mina alustasin. Ja Joosua oli sündinud orjana Egiptuses, ta oli näinud Jumala kätt tegutsevas, ta oli näinud võimsaid imetegusid. Ta oli näinud seda, kuidas rahvas järgneb Jumalale ja siis mingid taganeb temast. Nii et ta oli saanud kogu selle kompoti. Ja nüüd on korraga see suur lugu, see suur rahvas tema kätte usaldatud. Ja esimene õppetund on minu jaoks õppetund tema puhul, kuidas pidi kuuletuma oma kutsele. Ja kui sul on piibel käepärast, siis sa võid ka lugeda kaasa enda jaoks Joosua esimesest peatükist, 1–9 salm, mõned salmid sealt loeme. Ja siin on kirjas järgmist, see on pikem siis kutsumuse lugu. Ja pärast Issanda sulase Moosese surma kõneles Issand Nuuni poja Joosuaga Moosese teenriga, öeldes: Mooses, mu sulane on surnud ja sina nüüd võta kätte, mine üle Jordani, sina ja kogu see rahvas maale, mille mina annan neile, Iisraeli lastele. Siis ütleb, mis maad ta annab talle ja siis ütleb järjest: ükski ei suuda sulle vastu panna kogu su eluaja. Ja nõnda nagu ma olin Moosesega, nõnda ma olen sinuga. Ma ei lahku sinust ega jäta sind maha. Ole vahva ja tugev, sest sina pead andma selle rahva päris osaks maa, mille ma vandega nende vanemaile tõotasin anda. Ole ainult hästi vahva ja hästi tugev, tehes hoolsasti kogu seaduse järgi, mille mu sulane Mooses sulle andis. Ära kaldu sellest paremale ega vasakule. Ja siis ta ütleb veel 9. salmis samad moodi. Eks ole mina sind käskinud, ole vahva ja tugev, ära kohku ja ära karda. No, Jumal lühikese 9 salmi jooksul ja siis peatüki lõpus veel ütleb, ole vahva ja hästi tugev. Ma olen pidanud elus juhtima erinevates olukordades erinevaid inimesi ja ma tean juhtimise koormat ja hirmuäratavust. Ja nüüd Jumal kuidagi mõistab seda samamoodi ja ütleb Joosuale, et tead sa, see koorem ei ole lihtne, see teekond ei ole lihtne, aga ma olen sinuga. Ära mine minu sõnast eemale, ära mine minust eemale. Aga ühtpidi ongi see loomulik, et me kardame, et me oleme ebakindlad, aga Jumal ikka kutsub. Ma olen mõelnud, kas Joosua oli valmis järgnema kutsele. Ma arvan, et ta tundis, et ta ei ole. Moosese jalanõud olid nii suured, kuhu sisse astuda. Ja ma arvan, see on üks põhimõte, mida mina olen oma elus näinud, et Jumal ei kutsu tavaliselt neid inimesi, kes on valmis, vaid ta valmistab neid, keda ta on kutsunud. Ja seda me näeme Joosua elus samamoodi. Kindlasti ta oli mingis mõttes päris valmis, aga me tihti elus ei tunne, et me oleme valmis kõige olulisemate asjade jaoks. Me ei ole valmis mingit otsust langetama, me ei ole valmis võib-olla abielluma, me ei ole valmis seda tegema, teist tegema. See on tegelikult inimlik. Me ei ole kunagi lõpuni valmis. Aga esimene õppetund on see, et Jumal ka selles ebakindluses, kui ta sind kutsub, ta on sinuga, ta valmistab sind. Nii et see on esimene asi. Joosua kutsumine, Jumala lubadus selle keskel. Teine asi huvitav, ma tooks järgmise õppetunni tema elust. Me läheme nendest kiiresti läbi, on 3. peatükis 14–17 salmid. Ja siin nüüd nad lähevad üle Jordani ehk üle jõe.
ja 14-17 salmis on kirjas niimoodi. Ja rahvas läks oma telkides teele, et minna üle Jordani. Preestrid, kes kandsid seaduse laegast, olid rahva eel. Ja niipea kui need, kes kandsid laegast, jõudsid Jordani äärde ja laegast kandvate preestrite jalad puudutasid veepiiri, kõik Jordani luhad on ju vett täis kogu lõikuse ajal, umbes nii nagu Emajõgi on praegu ajab üle ikka endiselt, jäi ülalt poolt voolav vesi seisma, jäädes paisu taha väga kaugel Saartani linna külje all ja siis räägib, kus kohas ta jäi seisma ja kadus täiesti vesi. Ja rahvas läks üle Jeriko kohalt. Preestrid, kes kandsid issanda seaduse laegast, jäid kindlalt seisma kuivale keset Jordanit ja kogu Iisrael läks üle kuiva mööda, kuni kogu rahvas viimseni oli läinud üle Jordani. Taaskord üks üle vee mineku lugu. Mooses oli viinud oma rahva läbi Punase mere ja nüüd tuleb üle Jordani jõe minna. Ja see on nüüd huvitav, et Jumal annab käsu Joosule, tuleb minna ja tema saadab preestrid ette, aga vaadake, vesi ei olnud veel peatunud. Ja preestrid pidid astuma vette siis, kui seal vesi voolas ja siis alles jäi vesi seisma. Alles siis peatus vesi ülevalt poolt ja rahvas sai kuivalt läbi minna. Mis õppetund on minu jaoks on see, et Jumala imed ei tule tavaliselt enne meie esimest sammu. Me peame kõigepealt ise usaldama, kõigepealt ise esimese sammu astuma. Ja siis sekkub Jumal, peatab vee, laseb minna, avab tee. Ja ma ei tea, kas võib-olla sul on seda vaja täna kuulda, et sa usud ja tead, et see Jumal on siit kuhugi saatnud, läkitanud. Sa võib-olla ei olegi valmis nagu Jooso. Ja samas sul on usk on väike, aga vaata, siin tuleb esimene samm astuda ja siis Jumal sekkub. Meie osa on kuuletuda. Tema osa on teha üleloomulikku. Sama mõnes mõttes natuke on, sinna me ei jõua minna, aga on tegelikult Jeriko langemise lugu, mis on Joosua elus olemas. See on 6. peatükk. Ja sa tead sellest, et kuidas ümber linna pidi, ümber võimsa linna pidi kõndima, ilma relvadeta sekkumata ja siis müürid langesid. Ja see lugu, kus ongi 6 päeva nad käisid ümber linna ja siis 7. päeval karjudes, pasunate kõikide kõlades juhtus midagi. Ebaloogiline taaskord. Need esimesed sammud olid nende poolt, kuuletumise sammud ja siis Jumala sekkumine. Jumala teed ei olegi alati meie teed. Kui me teda usaldame, siis eks tema juhtimine tundub tihti kummaline. Aga temaga koos tulevad võidud, mida me üksinda iial ei suuda saavutada. Nii et minu samm ja Jumala tegutsemine peale seda. Tihti tahaks, on ju nii, et Jumal teeks esimesena ja siis on julge minna. Aga tavaliselt niipidi ei ole. 3. õppetund. See on terve peatükk, 7. peatükk. Sinna me ei jõua minna, aga lugeda seda kõike. Aga siis tuleb ühe väikse linna, Ai linna vallutamise lugu. Ja just on äsja saavutatud suur võit Jeriko üle, kindlus linna üle. Ja nüüd, mis see siis väike asi ei oleks, võtta üks linn ära ja näe, Iisraeli rahvas ründab ja nad saavad lüüa. Mis juhtub, tuleb välja, et üks mees, Aakan, oli varastanud keelatud asja, keelatud vara, mistõttu Jumala õnnistus ja soosing oli nende pealt kadunud. Mõnikord meie sees olev patt ei mõjuta mitte ainult meid, vaid rahvast me ümber, me kogukonda, me sõpru, me kogudust, me rahvast. Ühe inimese patul on päris võimas vägi. Ja Joosua pidi tegelema nende valusate tagajärgedega. Ja õppetund, mis ta siit sai, oli see, et püha Jumala läheduses ei saa olla kompromisse. Ühe inimese salajane eksimus ja suur avalik kaotus käisid käsikäes. Viimane asi, millele ma tahaks täna enda ja sinu silmas suunata, on nüüd Joosu elu lõpus juba. Võta üldse see raamat, loe see läbi, see on palju seikluseid, see palju asju, mida Joosu elus saab õppida, aga lõpu kõnes on üks ka tuntud lause, mis on kaasa tulnud tema elust ja võib-olla mida sa oled kuulnud. Ja see on Joosua 24 peatükk, ma loen selle ette meile. Joosua 24, 14 kuni 15 salmid. Ja siin ta siis
räägib, kogub Iisraeli rahva ja räägib neile siis oma nii-öelda lõpukõne. Ütleb, sellepärast kartke nüüd issandat ja teenige teda laitmatult ja ustavalt ja kõrvaldage Jumalat, keda teie vanemad on teeninud teisel pool jõge ja Egiptuses ja teenige issandat. Aga kui teie silmis on halb teenida issandat, siis valige endile täna, keda te tahate teenida. Kas neid jumalaid, keda teie vanemad teenisid teisel pool jõge või jämorlaste jumalaid, kelle maal te elate. Ehk ühesõnaga minevikus või olevikus on teil mingid ebajumalad olnud. Kas tahate sinna jääda? Ja siis ta ütleb viimase lause. Aga mina ja mu pere, meie teenime issandat. Keda me teenime? Kas seda, mis on meil kuskil minevikus või see, kellega me oleme ümbritsetud olevikus? Siis ta ütleb, ei, mina tahan teenida issandat. Mitte mina, vaid mina ja mu pere. See näitab tegelikult tema elu pikka pühendumist. Et mitte mina, vaid ma tahan, et mu kodu, mu lapsed, mu naine. Et see on see, kes me oleme. Meie teenime issandat. Ja on üks ilus asi, mida mina tahaks ühel hetkel oma elule tagasi vaadates öelda. Jah, sai tehtud, mis sai tehtud, vigu sai kõvasti tehtud. Aga seda ma saan öelda, et mina ja mu pere, me teenisime ja teenime issandat. See on huvitav, et see on nagu põlvkondade ülene nagu selline pühendumine. Et mina võin pühenduda issandale, aga siis mu lapsed, nemad peavad omakorda pühenduma. Ja lõpuks ei olegi minu kätes. See on minu palve, minu igatsus. Aga iga põlvkond peab omakorda otsustama. Ja Joosua nüüd ütleb selle Iisraeli rahvale, kes on nüüd, need, kellega mindi omal ajal teele Egiptust, neid ei ole enam, nende lapsed on jäänud. Ja Joosua küsib, kellele teie nüüd pühendute? Millisele Jumalale? Ja sinu, kui juhi oma kodus, kui sa oled mees, ma arvan, eelkõige sinu peale siis vaadatakse, et sa pead ütlema ja tõusma püsti, et see on minu kodu. See on Jumala paik. Mina ja mu pere, me teenime issandat. Selline oli Joosua. Palju õppetunde kindlasti temast veel, aga kõigepealt me näeme tema kutsumist, kus sa ei olegi täiesti valmis ja Jumal sind hakkab siis sel teekonnal sind saates nagu edasi juhtima, kasvatama, suunama. Me näeme tema sellest, et Jumala usaldamine tähendab seda, et sa tavaliselt pead tegema esimese sammu ja siis tema sekkub. See viib imeliste tulemuste rohkem, kui sa iial üksinda suudaksid saada. Me näeme tema elus seda, et salajased asjad tulevad lõpuks välja ja võivad tuua hävingu. Mitte ainult sulle, vaid sind ümbritsevasse. Ja viimaks meie pered, meie kodud, meie suguvõsad, meie lood. Las iga põlvkond valib uuesti, keda me teenime. Olgu see issand. Ma arvan, meil on vaja uusi Joosuaid, kes lähevad ja juhivad oma peret. Meil on vaja uusi Joosuaid, kes lähevad ja juhivad ja teevad imesid koos Jumalaga oma koolides, oma töökohtadel. Meil on vaja uusi Joosuaid, kes lähevad ja viivad me linna, me maa, me rahva lähemale Jumalale. Oleme väikesed Joosuad seal, kus meie oleme. Aitäh sulle!